Tervist! Selle videoga tahaksin ma teile natukene rääkida sellest, kuidas alustada tööd SQL-iga kasutades andmebaasisüsteemi Microsoft Access. Selles arvutis, kus kohas ma seda demonstratsiooni teile teen, on mul Microsoft Accessi versioon 2019, aga tegelikult sobiks ka teised Accessi versioonid, näiteks Access 365, Access 2016 ja see kasutajaliidese pool näeb tegelikult üsna ühtemoodi välja. Nii et kui te nüüd saate ülesande, et näiteks peaksite looma uue Microsoft Accessi andmebaasi ja tegema sinna andmebaasi näiteks tabeleid, võib-olla kasutades SQL lauseid, siis teil kõigepealt tuleks Access käima panna. Nii et ma käivitan siin Accessi programmi. Ja nüüd senikaua, kuni Access käivitub, mõni sõna siis Accessi andmebaasisüsteemi kohta. Et tegemist on siis andmebaasisüsteemi tarkvaraga, inglise keeles Database Management System. See on siis tarkvara, mis on mõeldud andmebaasi loomiseks ja samuti andmebaasi haldamiseks ja selleks, et siis pakkuda juurdepääsu selle andmebaasisüsteemi abil loodud andmebaasidele. Nii et see andmebaasisüsteem on nagu selline värav ja väravahoid, läbi mille ma pääsen ligi selle süsteemi abil loodud andmebaasidele. Need andmebaasisüsteeme võib liigitada erinevatel viisidel. Üks võimalik liigitus on kasutajate hulga ja pakutavate võimaluste hulga alusel. Ja sellise liigituse kohaselt Microsoft Accessi näol on tegemist niinimetatud töölaua andmebaasisüsteemiga, Desktop Database Management System. Töölaua andmebaasisüsteem on eeskätt mõeldud selleks, et luua ühe kasutaja andmebaas, kus kohas siis see andmebaas on konkreetse kasutaja arvutis ja see konkreetne kasutaja siis andmebaasisüsteemi vahendusel seda andmebaasi kasutab. Nii et on võimalik teoreetiliselt panna Access tööle ka niimoodi, et korraga selle andmebaasi poole pöördub mitu kasutajat, aga sellises olukorras kindlasti see Access või töölaua andmebaasisüsteemid ei sära ja nad ei ole sellise lahenduse jaoks mõeldud. Andmehulgad tulenevalt sellest, millega suudab see süsteem efektiivselt töötada, ei ole väga suured. Teiselt poolt aga on üritatud seda töölaua andmebaasisüsteemi teha siis selliseks, et see oleks ka mitte IT-taustaga kasutajale võimalikult mugav kasutada. Et seal oleks hästi palju erinevaid viisardeid, mis siis hõlbustaksid selle süsteemiga töötamist. Ja ka mis on oluline, et sinna süsteemi on siis sisse integreeritud ka andmebaasi rakenduse loomise vahendid. Et ei pea hankima eraldi vahendeid selleks, et luua sellele andmebaasi rakendust, mille kaudu seda andmebaasi siis lõppkasutajad kasutaks. Tegelikult need andmebaasi rakenduse loomise vahendid on sellesse andmebaasisüsteemi enesesse sisse ehitatud. Nüüd seda, et siin on üritatud teha ka mitte IT-taustaga inimestel elu võimalikult mugavaks ja lihtsaks, illustreerib kas või see pilt, mida te siin praegu ekraani peal näete, kus kohas mul oleks tegelikult võimalik valida üks või teine valik siit ja selle tulemusele mulle juba genereeritakse selline valmis lahendus, kus oleksid näiteks nii andmebaasi tabelid, kui nende peale loodud andmebaasi rakendus ja lõppkasutaja saaks hakata juba selle andmebaasi rakenduse kaudu seda andmebaasi kasutama. Et meie siin siiski alustame sellest, et loome täiesti tühja andmebaasi, blank database. Nüüd Accessi puhul siis andmebaas on füüsiliselt salvestatud kettale ühe failina ja siin tuleb ära määrata selle faili nimi ja selle faili aadress.
Nii et paigutage see fail sellisesse kohta, kus te hiljem selle üles leiaksite. Kas või näiteks hiljem oleks hea vaadata, et mida te siin kursuse käigus olete teinud. Muideks, mis puudutab SQL-i, siis see SQL andmebaasi keel, mida ka Microsoft Access'is saab kasutada, et see on ära standardiseeritud, aga selles standardis, mis seda keelt siis reguleerib, et seal näiteks ei ole kirjeldatud sellist lauset nagu create database. Ehk teiste sõnadega see, kuidas ühes või teises konkreetses andmebaasi süsteemis peaks toimuma tabelite loomine või peaks toimuma andmebaasi loomine, mitte tabelite loomine. Et tabelite loomine on standardiseeritud, aga see, kuidas peaks toimuma andmebaasi loomine, et see on nende andmebaasi süsteemi arendajate enda välja mõelda. Nii et erinevates süsteemides uue andmebaasi loomine kindlasti käiks erinevalt. Et Accessi puhul see käib niimoodi, et tuleb siis luua uus fail, mis tuleb kettele kuskile kataloogi paigutada. Nüüd, kui ma olen seda teinud, tuleb mulle ette siis Accessi kasutaja liides. Ja võimalik, et kui te siin toimetate, siis te näete siin üleval sellist kollast riba, kus teile öeldakse, et turvahoiatus ja et teatud osa sellest andmebaasi sisust on välja lülitatud. Et sellisel juhul tuleks see andmebaasi sisu ikkagi lubada selleks, et kogu see Accessi funktsionaalsus täies mahus saaks toimida. Et see on selline turvamehhanism, mis on siin seoses Office'i failidega kasutus. Nüüd, nagu te näete, pakutakse siin seemneks välja üks tabel. Ja tegelikult, mis iseloomustab ka neid töölaua andmebaasi süsteeme, on see, et siin on võimalik kasutada selliseid erinevaid graafilisi vahendeid ja on võimalik töötada andmebaasiga läbi graafilise kasutaja liides. Nii et tegelikult soovi korral ma saaksin hakata graafilise kasutajaliidese kaudu seda tabelit, andmetabelit kirjeldama, et saaksin hakata ära kirjeldama selle tabeli veerge ja nende veergude omadusi. Aga see ei ole praegu eesmärk, et eesmärk on ikkagi õppida kirjutama SQL-i ja sellepärast on selle seemneks välja pakutud tabeli, et selle panen siit lihtsalt kinni. Nii et siin see tööpõhimõte on selline, et siin suures aknas võivad olla omakorda sellised väiksemad aknad ja neid väiksemaid aknaid te saate avada ja sulgeda. Nüüd ennem, kui ma siis hakkan kirjutama SQL laused või saan hakata kirjutama SQL laused, ennem ma peaksin tegema mõned ettevalmistavad sammud või ettevalmistavad tegevused. Ja selleks, et see SQL lausete kirjutamine läheks niimoodi lihtsamalt ja libedamalt. Nii et selleks ma siit ülevalt sellest suurest menüüst valin siis alammenüü nimega File ja siit valin valiku suvandid. Inglise keeles on ta siis Options. Nii et suvandid või inglise keeles on ta Options. Ja nüüd tuleb lahti siin siis selline aken, kus kohas mul on võimalik natukene seda Accessi keskkonda häälestada. Et ma otsin siit üles sellise ala eotuse nagu objekti kujundajad ehk Object Designers. Objekti kujundajad ehk Object Designers ja siit omakorda vaatan sellist alajaotust nagu on päringu kujundus ehk Query Design. Ja üks asi, mida ma saan siit kaudu siis määrata, on see, et milline peaks olema fondi suurus selles aknas, kuhu kohta saab kirjutada SQL lause. Vaikimisi on teil see fondi suurus 8. Nii et kui te siin seda esimest korda teete, siis te näete, et siin on selline oluliselt väiksem arv. Ja see fondi suurus 8 selles aknas, kuhu kirjutada SQL laused, et see on kindlasti liiga väike. Et isegi kui te olete väga teravapilguline, siis on lihtne sellise fondi suurusega jätta olulised asjad kahe silma vahel, mitte neid märgata. Nii et minu soovitus teile on valida fondi suurus vahemikus 16–20. Et see on selline optimaalne suurus.
et siis ei ole see fond liiga väike ja ei ole ka liiga suur, ehk siis loodetavasti enamik need SQL laused, mida te siin Access'is peaksite kirjutama, et need mahuksid ka siis tervenisti ekraani peale ära. Teine asi, mida te peaksite tegema, on see, et siin on selline valiku koht nagu SQL serveriga ühildatud süntaks. ANSI 92, inglise keeles siis SQL Server Compatible Syntax, ANSI United Job. Ja jällegi vaikimisi teil ei ole siia pandud Linux. Et te peaksite siia mõlemasse valikusse VIS database ja new database peaksite panema siia mõlemasse valikusse Linux. Mida see linnukene teeb? See linnukene teeb seda, et kui te nüüd hakkate käivitama siin Access'is SQL laused, siis teil tegelikult on võimalik Access'is SQL keele abil saata korda natukene rohkem asju võrreldes sellega, kui te siia seda linnukest ei ole pannud. Nii et see on selle Access'i kasutamise juures, kui on näiteks kas või ülesanne lahendada tabeli loomise ülesanne, kirjutada create table lause, üliõpilane avastab, et see lause ei lähe käima või tööle, et öeldakse, et on selles lauses viga, et siis tasub vaadata, et ikkagi kas teil on selle andmebaasi juures see linnukene siin selles valikus, et VIS database. Et kui ei ole, siis see võib olla üks põhjus, miks pärast selle lause käivitamine ebaõnnestub. ANSI 92, et see on siis üks SQL standardi juba päris vana versioon, 92 on aastaarv. See on juba päris ammu aega tagasi, aga samas tegemist on sellise standardi versiooniga, mida loetakse selliseks oluliseks verstapostiks. Ja tegelikult tuleb tõdeda, et isegi praegu ka kõige moodsamad süsteemid, näiteks kõiki neid võimalusi, mis olid juba ära kirjeldatud standardi versioonis aastal 1992 ikkagi endiselt ei toeta. Niimoodi. Nüüd veel üks asi, mida te siis võiksite teha, on see, et kui te võtate siit selle alajaotuse praegune andmebaas, ehk siis VIS database, et siis valige palun selline valik, nagu on see tihenda sulgemisele compact on close, on see inglise keeles. Et mida see teeb? See aitab hoida teie Access'i andmebaasi faili kontrolli all. Et siin Access'il on selline natuke paha omadus, et juhul kui te nüüd kasutate seda andmebaasi faili ja võib-olla teete seda korduvalt, lootame need tabelid, lisate nendesse tabelitesse andmeid, avate seda faili paar korda, et tegelikult selle protsessi käigus hakkab teil see fail paisuma, et alguses oli 500 kilobaiti, siis on megabaiti, varsti on võib-olla juba mitu megabaiti või isegi 10 megabaiti. Ja kui te siis menüüst otsiksite selle funktsionaalsuse compact on close ehk tihenda sulgemisel, siis tegelikult see fail tehakse oluliselt väiksemaks. Nii et siin praegu see tihenda sulgemisel see aitab tagada siis seda, et selle faili suurus on kontrolli all ja see fail ei lähe liiga suureks. Et see ka lihtsustab näiteks teil hiljem selle faili kuskil edasi-tagasi kopeerimist või näiteks faili kuskile üles laadimist, kui selleks peaks olema mingisugust põhjust. Ja nüüd vajutate OK ja vastate siit ka OK. Ja nüüd, kui teil siis peaks uuesti näidatama siin seda kollast riba, et turvahoiatuse koht, siis jälle öelge, et lubage siin seda sisu. Sellepärast, et vastasel juhul teil tegelikult siis, nüüd ütleme see, osa funktsionaalsust siin ei toimi. Nüüd rääkides siin Access'i kasutajaliidesest, siis siin üleval seda suurt menüüd tegelikult kutsutakse lindiks inglise keeles ribbon. Ja siit, kui ma võtan siis, leian siis selle menüü loo, ehk siis inglise keeles on create, siis siit ma näen, et milliseid erinevaid andmebaasi, Access'i andmebaasi objekte mul on võimalik siis siin luua.
Ja tegelikult ma saan jagada need andmebaasi objektid siin kaheks. Ma panen käima siit ka zoomimise, et siis suurendamisega on parem näidata. Nii et mul on tegelikult võimalik lüüa siin nagu need objektid piltlikult öeldes kaheks. Et mul on ühelt poolt siis selline andmebaasi osa. Et mul on võimalik luua tabeleid, tabelite peale on võimalik luua päringud, ehk siis erinevat tüüpi SQL lauseid, millega näiteks tabelitest andmeid otsida või tabelites andmeid muuta. Ja teine pool on siis see, et mul on võimalik luua siis nende loodud tabelite, kas arvestatud select lausete või ka ütleme andmete muutmise lausete peal siis andmebaasi rakendust. See andmebaasi rakendus koosneb siis vormidest, koosneb aruannetest ja selle andmebaasi rakendus kujutab endast siis seda graafilist kasutajaliidest, mille kaudu siis lõppkasutaja hakkaks andmebaasi kasutama. Kui te mõtlete lõppkasutajad, valminud programmi reaalselt kasutab, et tema kindlasti näpupidi otse tabelite külge ei lähe. Tema kasutab selliseid vorme, mille kaudu ta siis saab vaadata ja hallata neid andmeid, mis on näiteks siin andmebaasi tabelites. Ja nagu öeldud, et üks asi, mis siis iseloomustab neid töölaua andmebaasi süsteeme, ongi see, et selle andmebaasi süsteemiga on siis ka integreeritud rakenduse loomise vahendid, et neid ei pea kuskilt eraldi juurde hankima. Et siinkohal on ka paslik meenutada seda, et tegelikult Accessi näol on tegemist kommertsprogrammiga, suletud lähtekoodiga tarkvaraga, mida siis tuleb raha eest hankida. Aga Accessile tegelikult on olemas ka tasuta avatud lähtekoodiga alternatiiv ja selleks on siis LibreOffice Base, mis kuulub siis sellesse kontoripaketti LibreOffice. Nii et Microsoft Access kuulub kontoripaketti Office ja LibreOffice Base kuulub kontoripaketti LibreOffice. Nii et tegelikult ka selles LibreOffice Base andmebaasi süsteemis on kasutajatel võimalik luua tabeleid ja võimalik salvestada päringuid ja on võimalik tegelikult sinna peale ehitada siis ka ekraanivorme, mille kaudu nendes tabelites andmeid kasutada. Nüüd, mis puudutab siis tabelite loomist, siis kui ma tahaksin hakata looma tabelit niimoodi, et ma kasutan graafilist kasutajaliidest selle jaoks, et siis ma peaksin valima siit selle table ja ma saaksin hakata niimoodi seda tabelit looma. Aga see ei ole minu eesmärk praegu, et minu eesmärk on luua tabeleid kasutades SQL lauset. Ja selleks, et hakata nüüd kirjutama siin Microsoft Accessis ükstaskõik milliseid SQL lauseid, olgu see tabelite loomise lause, olgu see andmete otsimise lause, olgu see näiteks andmebaasis andmete uuendamise lause, et selleks tuleb siis klõpsata siin selles menüüs selle nupu peale päringu kujundus, ehk inglise keeles on see siis query design, päringu kujundus. Nüüd see nupp natukene on, või selle nupu nimi on natukene eksitav, sellepärast et päring või pärima või inglise keeles to query tähendab otsingu tegemist. Et tegelikult sellele nupule tuleks vajutada ka sellisel juhul, kui ma tahaksin näiteks siis kirjutada tabeli loomise lauset, tabeli kustutamise lauset või andmebaasis andmete uuendamise lauset. Nüüd, kui ma klõpsan siia sellele nupule päringu kujundus, tuleb mulle alati kõigepealt selline aken, nagu te siin näete. Ja see on nüüd selline graafiline liides, mille kaudu on või mille abil on võimalik kasutajatel koostada siis andmete otsimise ja andmete muutmise laused. Ja see graafiline liides tegelikult ei ole nüüd mitte midagi spetsiifilist Accessile või Microsoftile, et see graafiline liides tegelikult implementeerib ehk realiseerib sellist graafilist andmebaasi keelt nagu on query by example, mis mõeldi välja juba 1970. aastatel.
Ja selle query by example graafilise keele idee on selline, et siin sellises graafilises liideses erinevaid liigutusi tehes saan siis koostada, ütleme, päringu või ka andmemuudatuse lause ja siis anda korralduse see lause käivitada. Või siis saan anda korralduse tõlkida selles graafilises keeles kirjutatud lause ümber SQL keelde. Ja tegelikult sellist graafilist liidest üsna samasugust võite te kohata väga erinevates programmides, mis on mõeldud andmebaaside vastu päringute tegemiseks ja väga erinevates andmebaasisüsteemides loodud andmebaaside vastu päringute tegemiseks. Näiteks kas või kohe siin tuleb meelde, et kui kasutada Oracle'i andmebaasisüsteemi, Oracle Corporation pakub ka sellist programmi nagu on Oracle SQL Developer ja näiteks seal Oracle SQL Developeris, mis on siis selline, pakub graafilist kasutajaliidest, mille kaudu ma saan ka Oracle andmebaasi programmeerida, siis seal on olemas üsna sarnase väljanägemisega liides, mis võimaldab seal koostada siis andmebaasi päringud Oracle andmebaasi vastu. Nii et tegelikult, mis puudutab seda query disainerit, siis seda teil on lubatud kasutada nii praktikumi lisapunkti ülesannetes kui kontrolli ülesannetes. Nii et kellel huvi, see võib seda pruukida. Küll aga tuleb öelda, et juhul kui ülesandeks on kirjutada lauseid, millega oleks vaja näiteks luua tabeleid või muuta olemasolevate tabelite omadusi või tabelid ära kustutada, et siis sellisel juhul sellest graafilisest disainerist ei ole mingisugust kasu. Nii et praegu tuleb siin lihtsalt valida suve. Ja nüüd, kui ma olen siis siin selles aknas, siis nüüd tuleb mul liikuda siis sellesse SQL-i vaatesse. Ja siin Access'is selleks, et liikuda nende loodud objektide poole erinevate vaadete vahel, siis vaatevaliku koht on alati menüüs üleval vasakus nurgas. Nii et selle query puhul mul on siis võimalik sellest kujundusvaatest ehk disaini vaatest liikuda SQL-i vaatesse. Samamoodi SQL-i vaatest on võimalik liikuda tagasi kujundusvaatesse. Aga mitte nüüd näiteks tabeli loomise lausete puhul, et nagu öeldud, tabeli loomise lauset ma siin selles kujundus- ehk disaini vaates luua ei saa. Ja kui ma nüüd valisin siit SQL View, siis see on nüüd see koht, kuhu kohta hakata kirjutama Microsoft Access'is neid SQL lauseid. Ja nüüd tahaksin natukene rääkida veel selle SQL lausete kirjutamise redaktori võimalustest ja probleemidest, just nimelt Microsoft Access'i näitel. Ja samuti rääkida sellest, et kuidas teil oleks võimalik võib-olla neid SQL lauseid natuke niimoodi mugavamalt kirjutada. Nii et oletame, et mul on ülesandeks kirjutada tabeli loomise lause. Ja ma näitena kirjutan siia siis ühe lause. Et create table, lootabel, tabeli nimi on isik ja tabelis isik on 2 veergu. On veerg nimega isik ID ja selles veerus isik ID peaksid olema siis täisarvulised väärtused. Nii et isik ID on veeru nimi, integer on andmetüübi. Ja teiseks peaks olema veerg nimega perenimi. Ja perenimed on tekstilised väärtused ja võivad olla maksimaalselt 50 märki pikad. Nii et siia tuleb kirja panna andmetüübi nimi, varchar, sulgudesse maksimaalne märkide arv, mis on 50. Ja ütleme, et perekonnanime registreerimine on kohustuslik, not null. Ja et ka isik ID registreerimine on kohustuslik ja selleks mul tuleb siia öelda not null. Ja nüüd ma tahan veel öelda sellist asja, et selles isikutabelis isik ID väärtused peavad olema alati unikaalsed igas tabeli reas. Isik ID väärtus peab olema unikaalne, ehk selle isik ID näol on tegemist selle
võtmeväärtusega, mille alusel ma saan sellest tabelist konkreetse isiku andmed alati üles leida. Ja selleks ma pean deklareerima siin tabelis võtme ja ma deklareerin, et see isik ID veerg moodustab sellest tabelis siis primaarvõtme ehk esmasvõtme. Ja kirjutan siia näiteks siis niimoodi constraint PK isik primary key ja siis sulgudesse kirjutan selle veeru nime või veergude nimed, mis siis moodustavad selle primaarvõtme. Ja nüüd näete, on siin sulud avatud ja ma pean need sulud ka siin sulgema. Ja kõige lõppu panen siin semikoolon. Nii et sellega ma ütlesin, et selles isiku tabelis veerus isik ID peavad olema alati unikaalsed väärtused. Et selle isik ID näol on tegemist siis primaarse ehk esmasvõtme. Nüüd, kui vaadata seda lauset siin, te näete, et mul on kirjutatud siin mõned sõnad suurtähtedega, create table ja not null ja constraint ja primary key, et need on võtmesõnad. Ja SQL tegelikult neid võtmesõnu ei nõua, et peaksid olema suurtähtedega kirjutatud, aga selle lause parema loetavuse huvides kindlasti nad võiksid olla suurtähtedega kirjutatud. Teiseks te näete, et ma kasutan siin reavahetusi. Reavahetused jälle SQL-is pole iseenesest nõutud ega parema loetavuse huvides kindlasti on nad igati mõistlikud ja vajalikud. Nüüd, kui ma olen siis saanud selle lause valmis ja tahan seda lauset käivitada, siis selle lause käivitamiseks ma siit sellest menüüst kujundus ehk disain pean üles otsima nupu käivita, inglise keeles run, selline punase hüüumärgiga nupp. Ja ma vajutan sellele käivitamise nupule ja nüüd juhul, kui me räägime create table lausest ja selle lausega oli kõik korras, et ei olnud mingisugust syntaksi ega muud viga ei tekkinud, et siis sellisel juhul mulle mingisugust eraldi teadet selle kohta ei tagastata, aga ma näen, et mulle tekkis siia sellesse vasakpoolsesse menüüsse, kus kohas on siis välja toodud kõik Accessi andmebaasi objektid, et siia tekkis siis selline tabel. Nüüd, kui ma näiteks siis avastan, et ma selle tabeli loomise lause juures kirjutasin midagi valesti või ma tahan selle lause juures midagi parandada ja tahaksin seda tabelit uuesti luua. Et siis senikaua, kuni te ei ole sellesse tabelisse veel andmeid lisanud, kui te ei ole seda tabeli disainiga seoses midagi muutnud, et selle tabeli kustutamine tähendaks mingisuguse tehtud töö kaotsi minekut, siis senikaua tegelikult võite teha niimoodi, et kustutate selle, teete siit selle tabeli aktiivseks. Vajutate delete klahvi, kustutate selle tabeli ära, teete siin mingisuguse paranduse, näiteks tahate, et perekonnanimi võib olla maksimaalselt 60 märki ja siis käivitate selle lause uuesti. Loomulikult on ka olemas alter table laused, millega on võimalik selle tabeli juures teha muudatusi. Nüüd mõned põhimõtted siin selle redaktoriga seoses. Et kõigepealt te juba näete, et see esitus siin ei ole väga kena, et ma ei näe siin näiteks ridade järjekorra numbreid, mul ei kasutatakse siin syntaksi värvimist. Samuti üks asi, mida ma siin teha ei saa, ma ei saa siia kirjutada kommentaari. Või õigemini siis niimoodi, ma saan kommentaari kirjutada, aga kui ma selle kommentaari siia panen, siis peale seda ma seda lauset enam käivitada ei saa ja ma ei saa seda lauset ka salvestada. Teine asi, mida ma ei saa siin teha, ma ei saa siia kirjutada järjest mitut lauset. Nii et näiteks, kui ma tahaksin järjest käivitada 2 lauset, et kõigepealt loo tabeli isik ja siis ka kustuta see tabeli isik. Üheks on lause create table ja teiseks on lause drop table ja tahaksin nad niimoodi skriptina üksteise järel käima panna. Siis tegelikult, nagu te näete, ma kirjutasin siia aknasse 2 lauset ja nüüd nende lausete käivitamine ei õnnestunud ja samuti ma ei saaks seda query objekti siin salvestada.
Üks asi, mis puudutab nüüd vigu, et oletame, et te olete teinud siin mingisuguse syntaksi vea. Näiteks ma meelega kustutan siit sellest võtmesõnast constraint, kitsendus, kustutan ära siis ühe tähe ja üritan nüüd seda lauset käima. Et kui te panete selle lause käima, siis te näete veateadet, mis tegelikult on üsna selline üldsõnaline. Ja väga täpselt ei osuta sellele, et kus kohas siin on nüüd see viga. Ja tegelikult siin tuleb öelda, et ega paljudes programmides on see häda, et need veateated on kas ekslikud või liiga üldised või arusaamatud. Et see ei ole kindlasti ka ainult nüüd spetsiifiline bot accessile, et seda probleemi kindlasti esineb teistes programmides ka. Aga võt, kui ma nüüd vajutan OK, siis tuleb jälgida seda, et kuhu kohta jääb vilkuma kursor või kus kohas tehakse nüüd selles lauses tekst aktiivseks. Et see viga on selle koha lähedal, et antud juhul, nagu te näete, tehti siin aktiivseks selle kitsenduse nimi, PK isik, et see on kitsenduse nimi, aga viga tegelikult oli siin. Või näiteks, et ma jätan nüüd, ütleme siit, jätan selle sulu panemat, vajutan käivitamise nupule, jälle veateade, nüüd näete, tehakse aktiivseks see sõna not ja näete, mul probleem oli selles, et siin oli see sulg oli puud. Aga muidugi tuleb anda tõele au, et probleem siin on ka selles, et siin ei ole näiteks, ütleme, kas või seda sulgude tasakaalustuse kontrollimist, et te saaksite siin redaktoris mõnusalt järgi kontrollida, et kas need sulud, et olete avava sulu kirja pannud, et kas on olemas ka sulgev sulg või mitte. Ja sellepärast ma tahaksin teile soovitada, et kui te siin Accessis näiteks peate kirjutama neid SQL lauseid, et miks mitte teha niimoodi, et te kasutate mõnda tekstiredaktorit, mis on siis mõeldud programmeerijad. Ja need tekstiredaktorid, mida ma võiksin soovitada või tahaksin soovitada, üks oleks siis Notepad++ ja teine oleks Scintilla text editor. Et mõlemad nad sobivad, nii et võite valida siit nendest enda jaoks ühe. Et mul on siin arvutis Notepad++ olemas. Panen selle käima ja nüüd Ctrl+V, näete, kleebin selle lause siia sellest saakmes. Nüüd, kuna mul on see fail salvestamata ja mul ei ole ka näidatud selle faili laiendit, kuna see fail ei ole salvestatud, siis tegelikult näete, mul on võimalik ülevalt menüüst valida language, S ja SQL, sellega öelda siia redaktorile, et see kood, mida nüüd siia sellesse aknasse kirjutatakse, et see on SQL kood ja siin tegelikult siis oskab see redaktor teil ka kenasti seda teksti ära värvida. Et nagu te näete siin, need võtmesõnad on sinisega esile tõstetud, nüüd sellised väljapikkuse, maksimaalse pikkuse tähised on teise värviga. Siin on kohe kenasti näha ridade järjekorra numbrid ja siin on kohe ka hästi võimalik kontrollida siis seda sulgude tasakaalustamist. Ja kui näiteks mul selles create table lauses peaks olema nüüd create table tabeli nimi, sulgudes siis selle tabeli kirjeldus, et sulud algavad, sulud peavad ka lõppema. Ja kui mul siin neid sulgevaid sulge ei ole, et kui ma lähen siia juurde, siis näete nüüd ei ilmu siia seda sulgu nähtavale. Ma saan tegelikult aru, et siin mul on sulgude tasakaalustamisega mingisugune viga. Või näiteks, kui ma võtan ja kirjutan siin selle võtmesõna valesti, et kas või unustan siia mõne tähe kirja panemat, et sellisel juhul näete kohe see Notepad++ ei tunne ära, et mis sõna see selline on, ei värvi seda ja see võiks anda teile ka nüüd selle vihje, et siin selle
lause juures oli midagi valesti. Samasugust asja on võimalik teha siis Scintilla tekst editoriga. Nii et kui ma panen käima selle Scintilla tekst editori, siis ka võtan siit, kleebin siia selle lause ja näete, siit on võimalik valida view line numbers ehk neid reanumbreid ja siit on võimalik valida language SQL ehk siis siin selles aknas on tegemist SQL koodiga ja jälle näete, siin on see nii-öelda sulgude tasakaalustamise, kontrollimise funktsionaalsus. Ja ka näiteks ütleme see, et vaadatakse ka juba selle programmi poolt juhitakse tähelepanu, et kas te olete selle näiteks need võtmesõnad õigesti kirjutanud või mitte. Nii et tegelikult saaksite teha niimoodi, et te kirjutate selle SQL lause valmis siin selles kas siis Scintilla tekst editoris või Notepad++-is ja siis kleebite selle lause siia aknas ja panete siis selle lause käima. Ja nüüd, kui te olete selle lause käima pannud, siis tegelikult mida te veel saate siin Accessist teha, te saate selle kirjutatud SQL lause ka ära salvestada. Ja selleks tuleb see query salvestada. Nüüd query salvestamiseks tuleb siis siin üleval vasakus nurgas vajutada sellele save või salvesta nupule. Ja siin nüüd tuleks siis pöörata tähelepanu sellele, et siin Accessi andmebaasis tabelid ja salvestatud SQL laused ehk query objektid moodustavad siis ühise nimeruumi, mis siis tähendab seda, et mul ei saa olla näiteks kahte samasuguse nimega tabelit siin Accessi andmebaasis või ei saa olla kahte samasuguse nimega query'd siin Accessi andmebaasis või ei saa olla samasuguse nimega tabelit ja query'd siin Accessi andmebaasis. Nii et kui ma lõin praegu tabeli nimega isik, näete, mul see tabeli nimega isik on siin tõesti olemas, siis kui ma üritan nüüd seda query't salvestada ja ütlen, et query nimi peaks olema ka isik, et siis sellisel juhul see salvestamine mul ebaõnnestub. Nii et ma pean andma sellele päringule siis mingisuguse teistsuguse nime. No näiteks ütleme siis looisik. Ja nüüd näete, tekkis see salvestatud SQL lause siia alajaotuses see looisik. Ja nüüd ma võin panna selle query akna kinni, et ma saan kasutada seda kiirklahvi Ctrl-W, et see Ctrl-W aken või Ctrl-W kiirklahv paneb siis siin Accessis avatud neid aknaid järjest kinni. Ja kui ma nüüd teen topeltlõpsu sellele query objekti, siis see lause, mis on selles query objektis salvestatud, et seda lauset üritatakse käivitada. Ja kuna tabel nimega isik on juba olemas, siis tegelikult selle lause käivitamine ebaõnnestub. Kui ma tahan vaadata seda kirjutatud lauset, siis ma klõpsan selle lause peale, valin siit kujundusvaade ehk design view ja tuleb mulle lahti see aken, kus kohas ma saan siis seda lauset vaadata ja soovi korral saan seda lauset parandada. Ja nüüd, kui mul näiteks oleks ülesandeks kirjutada järgmine SQL lause ja see järgmine SQL lause ka eraldi query objektina ära salvestatud, et siis ma ei hakka seda mitte kirjutama siia järgi, vaid tegelikult ma peaksin siis võtma siit loo, create, päringu kujundus ehk query design ja võtma sule ehk close ja võtma SQL-i vaade ehk SQL view ja niimoodi avaneb mul aken, kuhu kohta ma saaksin kirjutada siis järgmise lause. Ja saaksin siis seda järgmist lauset käivitada ja saaksin siis ka seda lauset salvestada. Nii et kui me räägime lausest, millega siis loodud tabel andmebaasist eemaldada, ehk siis mitte kustutada ainult tabelist andmeid, vaid eemaldada tabel kui andmestruktuur, siis selleks on SQL-is selline lause nagu on drop table, väga lihtne lause, drop table, tabeli nimi, panen selle lause käima ja näete, selle peale siis juhtus selline asi, et see tabel kustutati ära, et käivitan uuesti, öeldakse, et sellist tabelit enam ei ole, et kustutamine ebaõnnestus. Ja nüüd salvestan selle näiteks nime all
eemalda isik. Ja jälle Ctrl-W selle kiirkorraldusega saan panna siis selle query akna kinni. Ja nüüd, kui ma seda query't uuesti tahan query objektis sisalduvat SQL lauset tahan vaadata, siis võtan selle uuesti lahti. Ja kõige viimase asjana näitaksin ühte sellist tüüpilist või ka ühte võimalikku viga, mis võib nii-öelda siin Access'is tekkida. Et näiteks oletame, et te olete kõigepealt loonud selle query objekti ja ära salvestanud ja oletame, et te andsite sellele query objektile nimeks isik. Ja nüüd te üritate seda lauset käima. Ja teile öeldakse, et tabel isik on juba olemas. See nüüd põhjus on selles, et sellise nimega query objekt on juba olemas. Ja sellepärast tabelit nimega isik ei ole võimalik luua. Nii et sellepärast ma teile ütlesingi, et olge tähelepanelik nende query'de nimetamise juurde. Et vaadake, et need query'de nimed ei langeks siis kokku nimed. Nii et see olekski siis sellise esimese sissejuhatava tutvustusena, et kõik, mida siin Access'i kohta öelda, no võib-olla siis veel see, et kui ma nüüd teen selle tabeli peale topeltklõpsu, siis tuleb lahti see tabel andmete sisestamise vaates. Nii et näete, ma saan hakata siia sisestama andmeid, kas või klaviatuurilt. Kui ma tahan tabelist mõnda rida kustutada, teen rea aktiivseks, tahan olemasolevas reas andmeid muuta, saan seda teha niimoodi. Ja kui ma tahan vaadata siis seda tabeli disaini, ehk selle tabeli struktuuri kirjeldust ja võib-olla tahan selle tabeli struktuuri kirjelduse juures teha mingisuguseid muudatusi, et siis ma pean siit selle tabeli juurest valima siis kujundusvaate. Nii et kui mul on see query objekt päring ja siit võtan kujundusvaate, et siis ma näen seda SQL lauset, mis selles query's sisaldub. Kui ma nüüd võtan tabeli ja tahan vaadata selle tabeli kujundusvaadet, et siis ma näen selle tabeli disaini kirjeldust. Ja siin on mul võimalik siis seda vaadelda ja mul on ka siit võimalik näiteks teha mingisuguseid disaini muudatusi, täiendusi, et siis näiteks täiendavalt piirata andmeid, mida siis on võimalik sellesse tabelisse lisada. Aga see oleks juba mõne järgneva video teema.